nüüd siis selgus neljapäeva pärastlõunal selgus esimene Eesti meister meeste paaris mängus ja võitjaks tuli vennad Mattias ja Christopher Siimann ja nad võitsid teist korda, meist liigi on võitnud varem kui 2 aastat tagasi, 2017. Nii et küsimegi kõigepealt finaal oli siis ütleme ka Vladimir Ivanovi ja Kennet Raismaa vastu, et kuidas hindate finaali, kas mäng täna õnnestus väga hästi või ühesõnaga, kuidas anda üldhinnang mängule? Pihta. Ma arvan, et me ei olnud enne seda võistlust me ei olnud päris pikalt koos paari mänginud, nii et ma arvan, et iga mänguga läks mäng paremaks, et poolfinaalis natuke oli vipelus, aga vastased olid ka head, nii et ma arvan, et täna me mängisime palju paremini, kui me paar eelnevat päeva olime mänginud, nii et meil mäng jooksis ja suutsime olla agressiivsed. Ja väga rõõmustav oli see, et täna läks serv sisse, et viimased mängud pole läinud. See oli vähe üllatus küll, kuid see pani nagu mängu jooksma ja siis oma servi ei kaotanud ning see andis rohkem võimalust nagu vastaste servile keskenduda. No iseenesest tegelikult peaksite teie olema palju kokku mänginud paar kui Ivanov ja Raismaa tegelikult. Et kuidas selle kohta öelda, et mõnes mõttes nagu see eelis peaks ju teil ometi olema, see kokkumängu eelis. Ja nad on ka ikkagi päris, praegu vist iga Eesti meistrikat koos mänginud, nii et ma arvan, et hullu eelist siin ei olnud, aga kuna me oleme võib-olla natuke siiski on, siis me oleme eluaeg mänginud ja aga ma ei ütleks, et see mingi hull eelis nüüd on. Aga ütleme, et Ameerikas näiteks ju, kui te mängite selle võistkonna mängu, seal te ei saa, seal paneb treener paika, et teid ei lasta, mitte küsimus ei lasta, vaid teid ei panda kokku mängima. Kuidas seal on see süsteem Michigani eest mängides? No see on nii naa, vahepeal oleme mänginud, aga viimased 3 kuud, kui me seal olime, siis koos enam ei mänginud, nii et jah, meil oli ka natuke, või no esimene võistlus peale nii-öelda pikemat pausi, mängisime koos paaris mängu jälle. No kui ma küsin seda, et see võit, kas ta selles mõttes kompenseeris selle ära, et üksikmängus ikkagi, kuidas öelda, võib-olla Christopher kaotas küll Vladimir Ivanovile, aga mingil määral võib öelda, et ebaõnnestus natuke või kuidas on nüüd mingisugune selline, mis tuju heaks teeb? No Eesti meister on igal alal hea olla, nii et ikka kompenseeris, jah. Jah, et aitäh siis intervjuu eest ja palju edu siis ka teile nii siin veel Eestis mängimiseks suvel kui ka Ameerikas. Aitäh!